Haapsalu ettevõtjad lõid aktsiaseltsi, mille eesmärk on taastada Riisipere-Turba vaheline raudteelõik. Raudtee ehitust rahastataks nii omafinantseeringu kui pangalaenuga. Riigilt oodatakse kindlust reisijate veo korraldamiseks sellel lõigul. Ärimeestega kohtunud majandusminister Kristen Michali sõnul analüüsitakse pakkumist ning otsus tehakse suve jooksul. Haapsalu raudtee taastamisest on Läänemaal räägitud pikalt. Tehtud on mitmeid tasuvuse uuringuid, seni ei ole riik selle jaoks raha leidnud. Praegu saab rongiga Tallinnast Riisipereni. Nüüd on aga Haapsalu ettevõtjad Koit Uus ja Veiko Tischler asutanud aktsiaseltsi Lääne raudtee, mille eesmärk oleks taastada Riisipere-Turba vaheline 6,5 kilomeetri pikkune raudteelõik. Koit Uusi sõnul on neil olemas eelkokkulepped mitmete Läänemaalt pärit investoritega, kes paneks õla alla ning samuti tuleks pangalt laenu võtta. Selleks, et pangast raha saada, sest pangaraha on ikka juurde vaja ka, oleks vaja saada riigi käest kokkulepet, et riik Elronil palub ronge sõita 6,5 kilomeetrit edasi samas mahus, kus nad sama palju ronge sõidaks Turbani siis, kui me tee valmis saame. Majandus- ja taristuminister Kristen Michal ütleb, et laual olev mõte on varasematest konkreetsem. See on nüüd nende pakkumine, et eks me vaatame selle läbi, et riigipoolne kandev osa, nagu ma olen öelnud, on tegelikult just see, et kus Elroni tegelikult sõitmine tulebki kinni maksta dotatsiooni kaudu. Ei saa ka luua ettekujutust, et see kuidagi on eraraha peal ainult baseeruv ettevõtmine, et tegelikult ikkagi reisijate vedu jääb siiski maksumaksja ja Elroni piletitulu kanda. Kui esialgu oleks Lääne raudteel plaan taastada raudteelõik Riisiperest Turbani, siis projekti õnnestumisel võiks Turbast edasi liikuda Haapsaluni. Mängida kõik numbrid täpsemalt läbi, hinnata riskid täpselt ära selle esimese 6,5 kilomeetri peal, et olla valmis seda mudelit rakendama ka pärast Haapsaluni, aga samas tehes ausalt nii, et see esimene ots võib omaette ka toimida. Michali sõnul ootavad nad ärimeestelt lähiajal täpsemaid materjale, mis järel tehtaks ilmselt suve jooksul otsus, kas projekt läheb töösse või mitte. Haapsalu raudtee toetusrühmaga Riigikogus on tänaseks liitunud 47 Riigikogu liiget.